13 traalerit olid tormi üle elanud ja kaul oli projekteeritud taluma veelgi hullemaid tingimusi. Midagi muud oli juhtunud, mis seletaks selle järsku kadumist. Mõned väidavad, et traaler luuras Nõukogude allveelaevu. Võib-olla peeti see merel kinni, meeskond võeti vangi ja laev uputati meelega. Teised kujutavad ette veelgi süngevamaid stseene. Nõukogude sõjalaev avab tule või meremiin rebib laevakere hetkega tükkideks. Suurbritannias Hullis teadis peaaegu iga pere kedagi, kes oli selle varimissiooniga seotud ja iga vastuseta püsimus ainult õhutas kuulujutte veelgi, kuni vandenõuteooria sai paljude jaoks ainsaks usutavaks seletuseks. Kas kaul hukkus tõesti tormis või hoopis millegi palju salajasema tõttu? Minu nimi on Paul ja meri on mind kogu elu tõmmanud. Algul sukeldumisõpetajana ja jahtkaptenina, nüüd aga jutustajana, kes harutab lahti ookeani saladusi. Kalalaeva kaul hukkumine on rohkem kui lihtsalt mereõnnetus. Selles osas tahan ma paljastada, mis tegelikult juhtus kalalaevaga kaul ja miks selle kadumine jättis küsimused, mis on tänaseni vastuseta jäänud. Kalalaev Kool oli kaasaegne Briti süvamere ahtritraalija ja tehaselaev, mis valmis 1971 aastal Lowestoft Brook Marine Limitedi poolt. Laev oli 66 meetrit pikk ja 12,3 meetrit lai, ehitatud terasest ning sertifitseeritud jääklass 3. jaoks, et tegutseda Arktikas. 1939 kilovatine mootor käitas ühte roolitava tüüsiga propellerit, mis andis karmides meretingimustes lisamanööverdusvõime. Algselt kandis laev nime Ranger Castor ja oli registreeritud North Shieldsis kui SN-18, kuid 1973 aastal omandas selle British United Trawlers, nimetades laeva ümber Kool H243 ning asus seda kasutama Hallist. Sealt liitus seelaevastikuga, mis töötas Arktika ookeani jäistes ja karmides vetes. Oma ajastu kohta esindas Kool tipptaset. Sellel oli uusim varustus kalapüüdmiseks, töötlemiseks, külmutamiseks ja ladustamiseks ning jahutatud ruumid, mis suutsid mahutada tohutul hulgal töödeldud saaki. Selle veevälja surve oli 1106 tonni ning pardal olid kõik kaasaegsed päästevahendid, mis olid nõutud. 6 päästeparve hüdrostaatilise vabastusega, 4 päästerõngast ja päästevestid kõigile 36 meeskonnaliikmele. Ja just siin algabki minu huvi. Paberil oli kaal üks ohutumaid ja kõige kaasaegsemaid tehastraalereid, mis merel seilasid. Kuid 1974 aasta veebruaris kadus see ilma hädakutsungita. Ühtegi päästepaati ei lastud vette, ükski meeskonnaliige ei jäänud ellu. Minu küsimus on lihtne. Kuidas sai nii põhjalikult projekteeritud ja turvaline laev nii täielikult kaduda? Tegutseves laevastikus, kus teised tormist pääsesid. See küsimus juhib uurimist. 22. jaanuaril 1974 aastal lahkub Kool koos 36 meeskonnaliikmega Norra rannikul asuvatele Barentsi mere rikkalikele kalapüügialadele. Jauli juhib kapten Peter Nellest, tema abiks on tüürimees Georg Petty. Reisi ajal jääb Georg Petty haigeks ja Norras asendab teda Maurice Spurgeon. Nii kapten Peter Nellest kui ka asendustüürimees Maurice Spurgeon on kogenud külmutustraalerite kalurid, kuid see on nende esimene kord kaulil sõita. Ka teine ja 3. tüürimees on selle laeval uued. Teekonna Norrasse peatub kaul ja teeb peamasinisti palvel automaatrooli parandustöid. 29. jaanuaril, kui ilmastikolud on soodsad, liitub Kool Barentsi merel kalalaevastikuga. Pärast 6 päeva kalapüüki kahjustab kaul oma traali ja asendab selle tagavaratraaliga. Kuigi ilm on halvenenud, jätkub kalapüük katkestusteta. Neljapäevaks, 7. veebruariks, pärast 10 päeva kalapüüki, suudab Kool oma trümmis pakkida 19 tonni külmutatud kalafileed. Hommikul tekib laeval rooliseadme pumbas rikke, kuid see parandatakse kiiresti. Kell 10:30 edastab Kool vastavalt ettevõtte poliitikale British United Trawlersile kapteni aruande, mis sisaldab kokkuvõtet asukohast, ilmast, tingimustest ja saagist. Iga päev tehakse raportid kell 10:30, 16:30 ja 23:30 ning kontorisse helistatakse kell 9.
kool püüab kala Nordkapi madalikul koos oma sõsarlaeva Keltiga. Kell 15.30 helistab kool, et küsida nõu automaatrooli juhtimise probleemiga, kuid pärast seda rohkem kõnesid ei tule. Seega eeldab kontor, et probleem on lahendatud. Barentsi merel halveneb ilm. Sel aastaajal sajab tugevalt lund ja on peaaegu kogu aeg pime. Kuna nähtavus on äärmiselt halb, lähevad Selt ja Kaul lahku, kui Kaul peatub oma traalvõrku sisse tõmbama. Kell 20.30 on Selt Kaulist täielikult silmist kaotanud. Kell 23.30 teatab kapten Nellis, et kool peab peatuma, et oma võrku parandada, kuna see on tõsiselt kahjustada saanud. 8. veebruaril kell 02.100 on ilm ja mereolud muutunud nii rasketeks, et North Cape Bankil tegutsev kalalaevastik, sealhulgas Kaul, on sunnitud kalapüügi katkestama ja hoidma oma laevad võimalikult paigal nina vastu ilma. See on ohutu tava merelaevadele, et karmis ilmas vastu pidada ja mitte võtta laineid otse laeva küljelt või pordilt. Hell 0900 tööaja jooksul teatab Kaul, et on seisma jäänud ja ilma eest kõrvale hoidmas. Mõni minut hiljem näeb Swanella, teine külmutustraaler, kooli umbes 3–4 miili kaugusel ohtlikus olukorras tormisel merel, kus tema külg või pord on otse tuule ja lainete poole. Laev, mis on külge ees tuule ja lainete suhtes, kõigub rohkem küljelt küljele, kui ta liigub mööda laineorgu ja harja. Äärmuslikes olukordades võib selline kõikumine laeva ümber pöörata. Ma olen seda tunnet varem kogenud, seda abitut kõikumist, kui laine tabab sind külje pealt. See on selline liikumine, mis paneb iga meremehe kõhu keerama, sest see tuletab sulle meelde, kui vähe sul tegelikult kontrolli on. Svinella liigub turvalisuse huvides vastu tuult. Kaul on tema paremas vöörinurgas ehk Svinella paremast eest, kui mõlemad laevad edasi liiguvad. Tuul puhub kuni 50 miili tunnis. Svinella kutsub Kauli VHTF-i kaudu, et uurida, kuidas neil läheb. Kaul vastab, et nad lähevad eest ära ja muudavad kurssi, et maale lähemale liikuda. Kaul pöörab vasakule, et tormi eest ära sõita, asetades tuule ja lained otse ahtrisse. See möödub Svinellast umbes miili kauguselt tema parempoolsest pardast. Kui Kaul möödub, ei märka Svinella midagi ebatavalist. Kell 10.30 helistab kapten Nellist sisse ja teatab labast ja põiklemisest. Ilmastikuolud halvenevad jätkuvalt. Laine kõrgus on 6,5–9 meetrit. Tuule tugevuseks hinnatakse kohati 10 palli. 10 aste Beauforti tuulejõuskaalal tähendab tormi, mille tuulekiirus on 48–55 sõlme ehk 60 miili tunnis. Mereoluud on väga kõrgete lainetega, millel on pikad üleulatuvad harjad ja suured vahulaigud. Järjest teist päeva langev tihe lumi ja pidev pimedus vähendavad nähtavust, muutes lainete nägemise võimatuks enne, kui need hakkavad laeva tabama. Kell 11.06 ja 11.09 vahel saadab kool 2 privaatset telegrammi. Kella 11 ja poole 12 vahel tabavad Svinellat 3 hiiglaslikku lainet. Mõju keerab inseneri tõstekraana silla ees viltu ja viib laeva kursilt kõrvale. Kell 16.30 annavad kõik 17 British Unitedi traaler laeva piirkonnas endast teada, välja arvatud kool. 9. veebruaril kell 9 hommikul ei anna kool endast teada. See ei anna endast teada ka järgmistel raportiaegadel. Kuna see pole ebatavaline, pannakse see kirja, kuid edasisi samme ei võeta. Järgmisel päeval ei anna kool jälle endast teada. Seekord tehakse jõupingutusi laevaühenduse võtmiseks ja kuna Kauliga ei saada kontakti, teavitatakse Ühendkuningriigi traalerite vastastikuse kindlustuse ettevõtet. 10. veebruari õhtul annab kindlustusfirma esindaja Tromsøs Norra ranniku lähedal olevatele kalalaevadele teada, et Kaul on kadunud. Samuti teavitatakse Briti fregati HMS Mohawk. Järgmisel päeval kell 9.25 saadab kindlustusfirma raadiosõnumi, milles palub kõigil laevadel teatada igasugusest kontaktist Kauliga, keda viimati nähti 3 päeva tagasi North Bankil kalastamas. Kell 12.35 seatakse Bodo päästekoordineerimiskeskus täielikku valmisolekusse. Õhu- ja mereotsingud jätkuvad 4 päeva, hõlmates 177 000 ruutmiili suurust ala ning kaasates mitmeid laevu ja lennukeid, sealhulgas ressursse, mis saabusid piirkonnas toimunud NATO õppuselt.
kujutage ette, et otsite ühte laeva ookeanilõigus, mis on suurem kui Suurbritannia. Mere- ja navigatsioonimehena olen olnud vetes, mis tunduvad lõputud. Ja sellises ulatuses muudab see otsingu peaaegu võimatuks. Otsingus osalevad lennukikandja HMS Hermes, HMS Mohawk, laevastiku tanklaev RFA Tideflow, 4 Norra mereväe- ja rannavalvelaeva ning 23 traalerit. Otsingus kasutatakse ka Nimrod ja Orion kaugmaa patrulllennukeid ning otsingukoptereid. 15. veebruari pärastlõunal pole Gaulist endiselt jälgegi ja otsing lõpetatakse. 1974 aasta mais, 3 kuud pärast laeva kadumist, leiab Norra vaalapüüdja Rover Gauli päästerõnga. Ühtegi muud vrakki ei leita. Septembris, 7 kuud pärast tragöödiat, algab Gauli ametlik uurimine. Tõendeid kuulatakse 48 tunnistajalt ning võetakse vastu 12 teise inimese kirjalikud ütlused, sealhulgas lähisugulastelt, asjatundjatelt ja avalikkuse liikmetelt, kes esitavad oma seisukohti Kaubandusministeeriumile, mis vastutab meresõiduohutuse eest. Uurimise peamine piirang on see, et vrakist puuduvad igasugused tõendid, välja arvatud päästerõngas. Hädaabisõnumeid ei ole salvestatud, pinnalt ei leitud õli ning vraki täpne asukoht on teadmata. Ainus teave uurimise käigus tuleb Gauli sõsarlaeva Kurdi šahtide, uste ja luukide hooldusest, mida kontrolliti Gauli asemel. Ilma vrakki analüüsimata ning ilma ellu jäänud meeskonnaliikmete või tunnistajateta on võimatu teha kindlaid järeldusi Gauli hukkumise põhjuste kohta. 1974 aasta oktoobris jõuab ametlik uurimine järeldusele, et kõige tõenäolisem põhjus Gauli hukkumiseks oli see, et teda tabasid järjestikku tohutud lained külje pealt. Laev võtab vett sisse, kaotab ujuvuse ja upub rasketes ilmastikuoludes. Ajal, mil laev kadus, kui tuule kiirus ulatus kuni 10 pallini ja lained olid üle 12 meetri kõrged. Meeskonna perekonnad lükkavad selle seletuse tagasi, sest samal päeval jäid Põhja-Neemepangal kalastanud 23 traalerit tugeva tuule ja lainetuse kiuste ellu. Nad põhjendavad ka sellega, et mereturvalisuse eksperdid on nõus, et kool oli projekteeritud selliseid tingimusi taluma ning ilm ei ole tõenäoliselt selle uppumise põhjus. Meeskonna perekonnad kahtlustavad, et kool luuras Nõukogude allveelaevu. Spekuleeritakse, et Nõukogude allveelaeva meeskond peatas ja pardale tuli Gaulile, võttis selle meeskonna vangi ning uputas laeva. Perekonnad mõtlevad, kas nende lähedased on ikka veel elus ja vangis hoitud. Teised usuvad, et Gaul võis olla Nõukogude sõjalaeva rünnaku ohver ning hävitati laevavastase raketi või tulistamisega, mis seletaks, miks meeskond ei saatnud hädakutset. Sugulaste väited on võib-olla külma sõja haripunktis mingil määral usutavad. Briti valitsus oli palunud Barentsi merel tegutsevate traalerite meeskondadel teatada kõigist Nõukogude laevade märkamisest. Valitsus läks nii kaugele, et koolitas meeskondi ja varustas neid kaamerate ning muu jälgimisseadmetega. Paljud inimesed hulli tihedalt seotud kaluri kogukonnas teadsid sõpru või sugulasi, kes olid sellesse spioonivõrgustikku värvatud. 1975 aastal väitis üks telesaade, et kool oli luuretegevuse käigus põhja lastud. Teised teooriad viitasid sellele, et kool põrkas kokku Briti või Nõukogude sõjalaevaga ja uppus. Tabas meremiini või jäi oma võrkudega veealuste kaablite külge kinni, mis põhjustas ümberpaiskumise. 15. novembril 1975 teatas Norra traaler Rüro, et nende võrk jäi veealuse takistuse külge kinni piirkonnas, mis asub 60 miili Norra rannikust eemal, seal kus kool kadus. Isegi Rüro raporti ja muu sarnase teabe korral, mis puudutas traalerite võrgu kinnijäämist, keeldus Briti valitsus siiski vrakki otsimast. Nad tõid põhjuseks vraki ülestõstmise kõrged kulud, päästemeeskondadele Barentsi mere tormistes oludes tekkiva ohu ning raskused vraki leidmisel piirkonnas, kus asub palju teise maailmasõja vrakke. Valitsuse keeldumine vrakki otsimast tekitas kahtlusi, et Briti valitsus varjab midagi, mis omakorda põhjustas vandenõuteooriate leviku. 1977 aasta augustis saatsid Anglia televisioon ja Norra telekompanii koos Norra päästeekspertidega filmimeeskonna Gauli vrakki otsima. Nad kasutavad Norra traaleri Rüro raportit lähtepunktina.
Kui nad on positsioonil, lasevad nad vette külgskaneeriva sonari, et vrakki otsida. Külgskaneeriv sonar suudab tuvastada merepõhjast kerkivaid objekte või struktuure. Sonar saadab välja helilaineid, mis põrkuvad vastu merepõhja ja kõiki objekte, mida helilaine tabab. Põrkuvad helilained võtab seejärel sonar vastu, mis loob merepõhjast kujutise. Seda seadet kasutatakse sageli võimalike laevavrakkide leidmiseks. See on lihtne kasutada ja katab kiiresti suure ala. Pärast mitmetunnist otsimist leiab meeskond paljutõotava sihtmärgi. Kaugjuhitav Alve-robot ehk ROV lastakse vraki asukohta ja juhitakse objekti lähedale, et proovida seda tuvastada. 880 meetri sügavusel leiab ROV traaleri vraki, mis leebab paremas pardas ehk siis paremal küljel ning millel on endised kalavõrgud üle laeva rippumas. ROV liigub vööri juurde, et kontrollida, kas nimi on nähtav. Kui kaamera liigub, ilmuvad vöörile tähed ja nimi Goal on selgelt nähtav. See videomaterjal kannab endas raskust, mida on üsna raske kirjeldada. Aastakümneid kadunud laev lebab puutumatult, justkui hoiab sügaviksaladust otse meie silme all. Olen sukeldunud laevavrakkidele ja tunnen alati sidet nende looga. Kuid kui see lugu on olnud nii palju aastaid varjul, siis tunned kõigi nende kaotatud elude raskust. Lõpliku tõestuse jaoks peab meeskond leidma algse tootja nimeplaadi. ROV järgib reelingut, liikudes silla keskosa poole. Silla keskakna all leiavad nad plaadi kirjaga Brook Marine Ranger Caster, mis on laeva algne nimi. Vraki uuring on piiratud, kuid piisav, et näidata, et sillal pole kahjustusi ja aknad on terved, mis välistab plahvatuse, tugeva löögikahjustuse või rünnaku mis tahes relvaga. Ülisehitis näib samuti kahjustamata olevat. 6. novembril 1997 aastal esitab Suurbritannia Channel 4 telesaade Dispatches saate Gauli saladused koos avastuse tulemustega. Saates esinevad endised kuningliku mereväe töötajad ja endised traaleri meeskonna liikmed, kes kinnitavad kaamera ees, et nad tegelesid spionaažiga ning et võrgustikku juhitakse Inglismaal Hullist. Kuid nad ütlevad, et keegi Gauli pardal ei olnud selle viimasel reisil spionaažiga seotud. Pärast saate eetrisse jõudmist palutakse mereõnnetuste uurimise osakonnal materjal üle vaadata, et selgitada, kas on uusi tõendeid, mis paljastaksid, miks Gaul uppus. Toimetamata filmi uuritakse põhjalikult, kuid seal pole midagi, mis seletaks, miks laev uppus. Mereõnnetuste uurimise osakond järeldab, et põhjuse kindlaks tegemiseks oleks vaja põhjalikumat uurimist. ASEP minister annab korralduse vraki veealuseks uurimiseks. 1998. Aasta augustis alustab mereõnnetuste uurimise osakond koos BBC Northi ja Gauli perekondade ühenduse esindajatega Gauli vraki veealust uurimist. Uurijad lasevad mootorlaevalt Mansell 18 vette kaugjuhitava Alve-roboti, et uurida vraki ning koguda üksikasjalikke videoid ja fotosid. Kaadrid näitavad olulisi avastusi. Mitmed ilmastikukindlad luugid ja uksed on avatud, eriti välised tagasivooluklapid ja jäätmekanalite sisemised katted. Laevarooli seade on suunatud 10–15 kraadi võrra vasakule ehk backboardi. Kaadrid näitavad ka olulisi survekahjustusi vraki vööris. Võimalik, et need tekkisid kokkupõrkest ookeanipõhjaga. Ja laev lebab umbes 280 meetri sügavusel 35-kraadise kaldega, osaliselt kaetud kalavõrkudega. Uurijad kasutavad ROV-i, et viia minikaamera avatud illuminaatorite kaudu kajutitesse, püüdes leida mingeid jäänuseid, kuid nad ei leia midagi. Sild ei ole kahjustatud ja selle aknad ei ole purunenud, seega välistavad uurijad kokkupõrke võimaluse. Nad ei leia ebatavalisi kerevigastusi ega plahvatuse jälgi, mis näib toetavat teooriat, et suurte murdlainete ja avatud luukide tõttu täitus laev veega. Uurijad keskenduvad oma järeldustes peamisele põhjusele ehk juhuslikule üleujutusele, mitte kokkupõrke, plahvatuse või spionaaži teooriatele. 2002. aastal viib mereõnnetuste uurimise osakond läbi teise põhjalikuma veealuse uuringu. Nad salvestavad sadu tunde kaadreid laeva välis- ja siseküljest. Seekord toovad uurijad pinnale 4 meeskonnaliikme bioloogilised jäänused, mis on minu arvates uskumatult muljetavaldav pärast 25 aastat vee all. Jäänused tõestavad, et meeskond oli uppumise hetkel pardal ning lükkavad ümber veel ühe vandenõuteooria.
uurijad loovad ka Gauli mõõtkavamudeli ja viivad läbi katseid Okeanograafia keskuses. Katsed annavad ülevaate tingimustest, mis võisid laeva uputada. Pärast veealuste uuringute tõendite läbivaatamist on mereõnnetuste uurimisosakonnal piisavalt materjali uueks ametlikuks uurimiseks. Nad analüüsivad veealuseid kaadreid, uste ja luukide füüsilist seisukorda ning kohtuekspertiisi hinnanguid. Varasemad ütlused tekitavad küsimusi laeva hoolduse kohta. Õlilekked peatasid traaleri mootori. Vesi tehase tekil ulatus vöö kõrguseni, sest voolikud jäeti jooksma ja pumbad ummistusid kaladega. Nüüd vaadatakse uuesti üle Gauli sõsarlaeva inspekteerimisaruanne. Aruanne näitab, et veekindlad uksed ja luugid ei sulgu korralikult rooste ja värvi kogunemise tõttu ning need on püsivalt avatuna fikseeritud. Gaulil võis olla oma luukide ja ustega sarnaseid probleeme. Uurimine toob samuti esile, et Gaul on tehase tüüpi külmutuslaev, kus saak puhastatakse ja fileeritakse enne külmutamist. See tähendab, et selle konstruktsioon on keeruline, kuna see ühendab nii tehase teki, kus osa meeskonnast töötleb kala, kui ka šahtide süsteemi, mille kaudu fileerimises tekkinud jäätmed tõstetakse võrkudes üles ja visatakse merre. Gauli uus kapteen oli kogenud Gauliga sarnase suurusega traaleritel töötamisel, kuid tema varasematel laevadel püüti kala lihtsalt kinni ja külmutati ilma fileerimise või töötlemiseta pardal. Seal ei ole tehase tekki ega jäätmete kõrvaldamise šahtide süsteemi. Tervete kalade külmutustraaleritel on sillalt näha ainult üks peamine luuk, mis teeb kaptenitel lihtsamaks kontrollida, kas see on korralikult suletud. Level Gull tähendab jäätmete kõrvaldamise šahtide süsteem seda, et tormi ajal tuleb veekindla tihendi loomiseks sulgeda mitu luuki. See suurendab üleujutuse ohtu, kuid British United Trawlers ei paku kaptenile ja meeskonnale ajakohast koolitust. 17. detsembril 2004 jõudis uuesti avatud ametlik uurimine järeldusele, et traaltekil olevad jäätmete kõrvaldamise šahtid olid jäetud lahti, mis võimaldas kuni 100 tonni merevee tungimist tehasesse ja töötlemisruumi. Kui Gauli vahiohvitser üritab hädamanöövriga pöörata laeva mere poole või lainetele vastu, tungib üleujutusvesi laeva paremasse pardasse, põhjustades katastroofilise stabiilsuse kaotuse. Gaul läks kummuli ja vajus ahtriga ees põhja. Meeskonnal ei olnud aega hädakutset teha. See detail kummitab mind. Hädakutseks ei jää aega, on vaid merevaipus, mis neelab kõik endasse. Mõte sellest äkilisusest mõjub rängalt. Seda teooriat kinnitavad ka maketikatsed, mis näitavad, kuidas vesi võib laeva pöördumatult tasakaalust välja viia. Aruanne lükkab samuti ümber väite, et kool oleks olnud seotud spionaaži või kokkupõrkega. Ja ei leitud tõendeid, et Gaul oleks uppumise hetkel kalastanud, mis viitab sellele, et võrgu takerdumist ei toimunud. Gauli hukkumine jätab endiselt palju küsimusi. Torm oli tugev, kuid teised laevad tulid sellest läbi. Praagi juures leidsid uurijad avatud upsed ja šahtid, mis võisid lasta tohutul hulgal vett minutitega tehasedekile tungida. See ootamatu raskus oleks laeva külili kallutanud ja ümber pööranud enne, kui meeskond oleks jõudnud reageerida. See ei ole üks ainus põhjus, vaid parim ülevaade, mis meil on. Väiksed vead liitusid ja muutusid katastroofiks ning ookean hoiab seda saladust. Gauli lugu on nagu paljud teised merel. Katastroofid tulenevad harva ühest ainsast põhjusest. Sageli on see väikeste vigade ahel, selliste, mida olen näinud lugematutes õnnetusaruannetes. Klapp, polt, alarm. Igaüks neist iseenesest tühine, kuni ookean selle katastroofiks paisutab. Sukelduja ja meremehena olen veetnud palju tunde mõeldes nendele väikestele sündmustele oma enda seiklustes, mis oleksid võinud lõppeda teisiti. Gauli ja selle 36 meeskonnaliikme kaotus on endiselt Suurbritannia kaubandusliku kalanduse suurim rahuaja katastroof. Gauli kaotus näitab, kuidas ookean võib laeva hoiatamata oma sügavustesse viia, kuid see pole ainus kord, kui habras insenerilahendus on kokku puutunud ületamatu jõuga. Meie järgmises loos näeme, kuidas külma sõjaaegne radaritorn Texas 4 pidas Atlandile vastu, kuni meri selle lõpuks purustas. Püsi meiega, sest järgmine video tuleb kohe.